ja teen siis teile Eesti Loodusuurijate Seltsi vääriselupaiga inventuuri projekti lühitutvustuse. Kohe panen pildi ka. Ja see projekt kannab inglise keeles sellist nime, nagu te siin slaidil näete. Väga ambitsioonikas eesmärk, ehk siis aidata selle vääriselupaiga inventuuri projektiga kaasa vanametsa elustiku säilimisele. Täna te juba Rauli ja teistest ettekannetest nägite, et ega see nii lihtne ei olegi, isegi sellisel juhul, kui vääriselupaigad üles leida. Ja ka Anneli ja Leif ja Kaupo puudutasid sama temaatikat, et meil on vaja nii-öelda võrgustikku ja lisaks on meil vaja lisaks kaitsealade võrgustikule ka nii-öelda majandusmetsa tugi meetmete näol. Ehk siis see maailma päästmine või elurikkuse päästmine ei ole teps mitte lihtne. Aga see, mida me teha saame, seda me peame tegema ja vääriselupaigad on üks komponent sellest. Ja tegelikult see vist ongi lühidalt see põhjus, miks see projekt üldse olemas on või miks me seda teeme. Aga sissejuhatuseks räägin hoopis LUS-ist, et Eesti Loodusuurijate Selts on tegelikult, ma arvan, et kõige vanem keskkonnaühendus, loodud juba 1853 ja ajalooliselt näiteks ornitoloogia sektsioon kuulus pikalt samamoodi nende egiidi alla. Tõsi, viimased 50+ aastat enam mitte. Ja LUS-il on täna 650 aktiivset liiget, avatud nii-öelda ühendus, soovitustega on võimalik liikmeks astuda ja ta koondab endast hästi kirjut seltskonda eriala ekspertidest, huvilistest, teadlastest, ametnikest, kellest iganes. Ühesõnaga kõik võivad LUS-i panustada, LUS-iga nii-öelda kaasa tulla, elada. Ja lühike eesmärk või konkreetne eesmärk on Eesti looduse uurimine, sealhulgas ka nii-öelda tõsine teadustöö, kuna LUS-is on väga palju Eesti loodusteadlaseid, Eesti parimad teadlased ja ka haridus ja tegelikult kaude nende tegevuste läbi ka elustiku kaitse. Ja toimub väga nii-öelda tõsine koostöö, ehk siis raske on vahel nimetada, kas LUS tegi nüüd selle teadusartikli, aga igal juhul LUS-iga seotud teadlased, huvilised ja ka rahvateaduse inimesed tegelevad igapäevaselt oma tööga. Vääriselupaikade väärtusest te kuulsite täna juba väga palju, et siinkohal ainult rõhutan üle seda, et Eesti metsades on hinnanguliselt kuni 20 000 liiki, neist reaalselt kirjeldatud on 13 või 14 000 liiki, aga prognoositult kuni 20 000 liiki. Ja nagu Indrek ja teised näitasid, siis nende elustikuline mitmekesisus on ülikõrge. Need moodustavad ainult 1% metsamaast, aga nad hoiavad vähemalt täna veel, siis Indreku info järgi umbes täpselt 10% elustikust, osadel rühmadel rohkem, osadel vähem. Ja kui hästi nad hoiavad tulevikus, selle kohta loodame ka järjest rohkem teada saada. Ja Rauli ettekanne selles mõttes oli hästi silmi avav, et maailm ei ole esiteks mustvalge ja andis nii-öelda lootust, aga samas ka väga palju küsimärke selles osas, et kui väike kild veel toimib elustiku hoidjana ja servamõjude teema samamoodi, mida RMK enda sees juba arutab ja mida nüüd Tartu Ülikool uurima asub, et need tulemused ootame väga suure huviga. Ja lihtsalt ruumilise pildi ettekujutuse saamiseks näitan paari ortofotot, et need rohelised laigud on olemasolevad vääriselupaigad ja näitan kahte näidet, nii-öelda äärmuslikke näiteid. Siin on siis positiivne näide vääriselupaikade ruumi mustrist Eestis. See on Hiiumaa Tahkuna poolsaar. Kärdla Kõrgessaare maantee on siin ja kaitsealad on need pruunid, et kaitsealadele on sinna vääriselupaiku nii-öelda registreeritud vähe, kuna ka esimene VEP-inventuur minu teada sihtkaitsevöönditesse ei keskendunud ja siin on tegemist nii-öelda üsna vana kaitsealaga. Ja siin vahepeal olevad alad, põhimõtteliselt kõik täna säilinud raieküpsed metsad on suures osas põlismetsad ja mitu Indreku liigi näidet olid siit samadelt aladelt, kus on lausaliselt vääriselupaiga tunnusliike.
Ehk siis juba põhimõtteliselt ilma metsa minemata sa leiad esimeste puude pealt selle suure komplekti tunnusliikidest üles, mis on üliharuldane keskmises metsamaastikus. Ja sekundaarsetes metsades neid vepiliike on raske leida isegi siis, kui see mets on näiteks juba 70 või 80 aastat vanaks kasvanud. Ja tegelikult me nüüd alles hiljuti käisime veel siin välitöödel ja me kirjeldasime siia veppe veel juurde, mis on veel nii-öelda lõpuni vormistamata ja varsti tulevad veel üksikud laigud siia vahele. Aga siis selles kohas on nii-öelda töö tehtud, ehk siis need riismed on üles leitud. Aga see on väga positiivne näide, et tegelikult sellise tihedusega vääriselupaiku leidub ainult kaitsealadel täna, kaitsealade sihtkaitsevööndites, näiteks Kõpu poolsaarel või ilmselt ka mujal. Ja vastukaaluks siuke tavapärane näide, et Annelil ja Indrekul oli veel drastilisem nii-öelda pilt, aga ma arvan, et umbes Eesti keskmine metsamaa näeb välja selline. See on Luusika lähedalt Lääne-Virumaalt, ka klassikaline viljakate metsade piirkond ja siin on ka vääriselupaiku täiesti olemas üksikud. Ja sellise ala peale vääriselupaiku juurde leida on väga vähe tõenäoline. Et parimal juhul mõni üksik pisikene laigukene kusagil veel on, aga arvestades seda nii-öelda majandamise intensiivsust juba teedevõrgu ja kuivenduse näol, see on olnud nii-öelda pikaajaline ja vääriselupaigu tunnustega alasid on lihtsalt vähe säilinud. Ja see on nüüd võrgustiku küsimus, et kui palju siis selline võrgustik nii-öelda toetab üldist elustiku levikut või säilimist. Et keegi ei tea seda, ma arvan tegelikult veel. Aga veel VEP-inventuuri vajadusest, et ilmselt tegelikult tänase päeva jooksul juba saite aru, miks seda on vaja teha. Põhipõhjus on see, et oluline osa vääriselupaikadest on registreerimata, arvestades seda, et eelmise inventuuri või esimese inventuuriga leiti suurusjärk 20 000 hektarit, siis hinnanguliselt jäi vähemalt sama palju ka registreerimata. Tõenäoliselt see number oli veel suurem, keegi ei tea, kui palju suurem. Aga mingi osa nendest aladest on täna veel alles, osad nendest aladest on võetud metsakaitsealade võrgustikuga näiteks kaitse alla või on muude kaitsealade koosseisu arvatud või on tulnud sinna elama näiteks mõni nii-öelda range kaitsega liik, kelle jaoks on loodud püsielupaik. Ehk siis osa on teadmata osa sellest on täna kaitstud, aga arvestatav osa on jätkuvalt nii-öelda piiranguteta aladel. Ja vahepealsel ajal tuli veppe juurde tõesti, nende numbrid on väikesed, statistikat endal näidata ei ole. Aga selles kontekstis oluline nii-öelda argument on see, et veppe sellises klassikalises metsamajandusmaastikus enam juurde ei teki. Et see, et neid on võimalik ajaliselt juurde kasvatada, ehk siis jätta sajandiks mingid alad majandusest välja, on võimalus, aga arvestades nii-öelda ressursi tarbimise kiiruse kasvu, siis see on ilmselt üsna ebareaalne. Lisaks liikide juurde levimine võtab aega kauem kui 100 aastat, osad liigid tõenäoliselt tulevad sinna sajandeid või väga palju sajandeid. Ja RMK oma töödest juba rääkis, me julgeme öelda, et vähemalt mõni 1000 hektarit on täna veel inventeerimata, lisaks sellele RMK pakile. Lihtsalt me ei julge seda veel täna arvutada ja vaatame, mis nii-öelda välja tuleb. Aga RMK nii-öelda töö on juba nii-öelda suuremal pinnal tehtud kui see 7000 ja veppe siis on tulnud juurde juba peaaegu 3000 hektarit, ehk siis nii-öelda start on tehtud. Ja eesmärk, miks seda vaja on see, et VEP-tunnustega alade nii-öelda raie tulevikus maksimaalselt välistada. Ja nagu täna kuulsime, siis RMK selle eelpäringu on teinud ja nendel aladel need raied enne toimuma ei saa, kui VEP-i tunnused on alal üle vaadatud. Ehk siis loodetavasti sellist pilti tulevikus enam ei näe. Vääriselupa inventuuri projekt, nüüd siis räägime LUSi inventuuri projektist, see kestab 2 aastat või 2,5 aastat. Ettevalmistuste periood on läbi, reaalselt töö tegemiseks läheb nüüd kevadel, pärast lume sulamist,
meil endal samamoodi eelvalikud on tehtud. Tänase RMK info valguses, mida ka meie esimest korda kuulsime, suhtleme RMK-ga lähitulevikus detailide osas edasi, kuidas tegevusi jagada ja kuhu minna, kuhu mitte minna. Aga see projekt ei ole üldse mingi suur projekt, et see eelarve piirang oli fondi poolt ees. See reaalne tööde vajadus on tegelikult suurem. Et eelarve on 230 000 eurot umbes, millest omafinantseeringu osa on ka. Fondi nimetust saite lugeda ajalehest ja see fond on loodud Nord Streami keskkonnamõjude leevendamiseks ehk siis selle negatiivse mõju kompenseerimiseks. Ehk siis tinglikult on tegemist sarnase fondiga nagu meie keskkonnainvesteeringute keskus, kes siis saastetasude või keskkonnatasudega toetab looduskaitset, keskkonnaharidust ja muid tegevusi. Ja konkreetne fond rahastab looduskaitsetöid, concrete conservation measures, ehk siis enamasti taastamist, kaitsekorraldust või siis niisugust otsest teadlikkuse parandamise keskkonnaharidust. Ja projekte, mida fond rahastab, saate kodulehelt vaadata, et seal on lühitutvustus ilusti olemas. Enamik projekte on seotud veeelupaikadega, kuna Läänemeri on fondi põhieesmärk ja meie oleme seotud täpselt nii palju, et me asume Läänemere valgalal. Terve Eesti on Läänemere valgala, ehk siis see piirkond, kus tegevusi toetatakse. Plus veel märgade metsade veekaitse funktsioon näiteks. Ja tegevusi on tegelikult väga vähe. Et ettevalmistav tegevus, mis täna on veel lõpetamata, on vepitunnistuste koolitus, mida juba Indrek küsis Indrekult. Ja plaan on tõesti selle projekti raames selline koolitus läbi viia. Aga aus vastus on see, et see ei ole meie viia, ehk siis vastavalt vepi määrusele selliseid koolitusi saab korraldada ja tunnistusi väljastada ainult Keskkonnaministeerium. Me oleme oma ettepanekud neile teinud ja diskussioon on pooleli. Täna koolituse kuupäevad lukus ei ole. Aga 2 aasta pärast on näha, kas me jõuame koolituseni või mitte, et täna me ei tea seda veel. Siis veppide inventuur riigimaadel, millega me hakkasime tegelikult otsast kohe pihta, et testida eelvalikuid ja katsetada alade niisugust kirjeldamise tausta ka. Ja lisaks siis välitöödele on vaja andmed ka ära vormistada ja registris arvele võtta ja seal on seotud osapooli suisa 3, et samamoodi vepi määruse järgi uute veppide info läheb Keskkonnaametile kontrollimiseks ja Keskkonnaagentuur on registrihaldaja, ehk siis teeb vastavaid muudatusi, kui Keskkonnaamet on selle nõusoleku andnud. Ja lisaks RMK maadehaldajana on alati selle koopia saanud uute alade kohta. Siis teavitustegevused, nagu näiteks tänane seminar. Teine seminar tuleb projekti lõpus, ehk siis umbes täpselt 2 aasta pärast. Ja kodulehele, mis täna on lühitutvustav, seda hakkame lähikuudel ehitama sisukamaks, ehk siis rohkem vepi väärtuse tutvustamiseks ja samuti ka meie tööprogressi tutvustamiseks. Eelvalikuid saab teha lõputul hulgal ja me oleme proovinud 2 lähenemist. Esimese vepi juhendi lisas olev kriteeriumite päring annab riigimaadele suurusjärgu 100 000 hektarit eelvalikualasid. Selle pragmaatiline valik on lihtne, nii suurt ala me projektiga ei suuda ära katta ja nii suurt ala osaliselt ei ole otstarbekas katta, kuna seal on mitte vepina kvalifitseeruvaid alasid suurem osa. Ja ka RMK on neid päringuid ise kitsendanud oma teadmist järgi ja sama proovisime meie ka. Ja kitsendamise päringuid puuliigi vanuste, kasukoha erisuste ja ka metsatakseerinfos olevate eritunnuste alusel ja jätsime välja ka sihtkaitsevööndid. Väga lihtsal põhjusel, et need on niikuinii range kaitse all ja seal vääris elupaik on
nii-öelda väärtust kirjeldav info. Tõsi, kui tsoneeringuid muudetakse, siis see teadmine muutub hästi oluliseks kohe. Siis proovisime natuke mudeldada, sama on minu teada proovinud ka RMK ja panin ka kirja ortofoto, sellepärast et kogenud välitööhundile ortofoto ongi VEP-i eelpäring. Ehk siis silma järgi on juba võimalik puistu struktuuri järgi parimad kohad kindlasti välja valida ja väga suur osa VEP-i tunnustega alasid ka välja valida. Ehk siis me täiendame seda päringut käigu pealt nii-öelda käsitsi ka jooksvalt. Ja päringud osaliselt alati nii-öelda annavad ka väikseid vigu, et see on samamoodi võimalus nii-öelda parandada ja täiendada. Nii, mudeldamise näide on siin. Tegime erinevaid nii-öelda prognoosmudeleid. Lõppresultaat on see, et sellist mudelit on tõenäoliselt üsna keeruline teha, mis vääriselupaiku väga suure tõenäosusega üldse ennustada suudab. Siin on mudel, kus on mälu järgi 3 komponenti, on metsatüübi rühm, metsa vanus ja äkki ka mullakaart, ma arvan, äkki oli juures või midagi muud. Aga ta näitab seda, et sinisega on olemasolevad VEP-id, kusjuures antud alal 2 või 3 neist on uued RMK VEP-id. Nende pealt see prognoosimine käib ja mudel annab nii-öelda indikatsioone kohtadest, kus VEP-i esinemise tõenäosus on kõige suurem. Seda me võtame nii-öelda reservatsiooniga, ehk siis pigem sellise taustainfona ja juhul, kui sellised alad jäävad riigimaadele ja muul kujul päringusse sisse ei tule, siis need proovime ka maksimaalselt väljas ära katta. Aga piiratud aja ja inimvõimsusressursi juures me peame tegema valikuid kahjuks. Ehk siis iga kollase piksli peale me ei jõua. Siis eelvaliku esimene pilt või üks pilt on siin näha, et tegelikult üsna sarnane sellega, kus on vääriselupaigad juba täna, et välja tulevad täpselt samad piirkonnad. Tuleb välja Vahe-Eestis on rohkem, tuleb välja Raplamaa seesama loometsavöönd. Hiiumaalt tuleb välja põlismetsatükke alutaguselt, laiguti siit-sealt. Ehk siis see muster, kust vääriselupaiku juurde leida, on väga lähedal sellele, kus täna vääriselupaigad on registreeritud. Ja see on enam-vähem sama suurusjärk nagu RMK 57 000. Et meie number on täna veel väiksem, aga seda on võimalik kasvatada põhimõtteliselt ju kuni 100 000-ni. Et see on maitse asi, kuhu see joon tõmmata. Ja kindlasti me läheme välja sinna kõigepealt, kus on kõige kontsentreeritumalt neid kohti ja olemasolevaid vääriselupaiku, kuna seal on see esinemise tõenäosus selgelt kõige suurem. Väljakutseid on ka mõned. Seesama koolituse aspekt, et mitu viimast kuud oleme dialoogis olnud ja reaalselt ikkagi loodame positiivset lõpplahendust. Et jõuda sinna, et VEP-i metoodika koostajad ja VEP-i spetsialistide koolitajad, keda on siin saalis ka mitmeid, kellel on täna see teadmine juba olemas, tegelikult parem teadmine kui keskmisel VEP-i tunnistusega inimesel, et need targad metsaökoloogid saaksid selle tunnistuse, sest kuritarvitamise soovi meist mitte kellelgi ei ole. Et vääriselupaikade väärtuste kirjeldamiseks on see ainult vajalik. RMK tagant saab täna küsimärgu ära võtta, et juhul kui RMK eelvaliku alad nii-öelda lukku paneb ja ma saan aru, et nüüd ongi pannud ja need enne raiet üle kontrollitakse, siis sisuliselt see tähendabki raiepiirangut enne VEP-i inventuuri, ükskõik kes seda teeb, kas RMK ise või siis meie projekti raames. Ja infovahetus ka, kuna seda uute VEP-ide infot hakkab liikuma kogu aeg, siis menetluse raames seotud osapooli on kokku 4. See tähendab seda, et väga palju detaile on vaja käigu pealt ära lahendada. Ja eelvaliku alade mure on sellel pildil juba lahenduse leidnud, ma arvan. Ehk siis siin on üks eelvaliku ala, mis jõuti enne inventuuri ära raiuda. 140-aastane loomets, selgelt nii-öelda VEP-i potentsiaaliga.
ja tänase järel võime eeldada, et selliseid olukordi me nii-öelda lähima 2 aasta jooksul ei kohta. Siis tulemused. Tegelikult meil on nii-öelda vähe ambitsioonikas eesmärk, lihtsalt ei julgenud rohkem lubada. Et vähemalt 2000 hektarit uusi vääriselupaikasid selle projekti raames me riigimaadelt leiame. Täna me tegelikult julgeme juba öelda, et me leiame natuke rohkem või palju rohkem, sellepärast, et juba praeguste nii-öelda pisteliste töödega on saadetud ära 407 hektarit, millest enamik on ka juba registris ja varsti tuleb lisa. Ja arvestades eelpälingu hulka ja vääriselupaigu esinemise tõenäosust keskmisena, siis kindlasti on vääriselupaiku riigimaadel rohkem kui 2000 hektarit veel registreerimata. Ja 2000 hektari proportsionaalne pindala Eesti metsamaast on tegelikult üliväike, et ühesõnaga see lisanduvate hektarite hirm on pigem tagasihoidlik. Loomulikult need on raieküpsed metsad ja nii-öelda raiutava metsabilansis, aga me räägime ikkagi 0,00 kohtadest, mis juurde saab tulla. Et väga-väga vähe. Ja loodame, et ka teadlikkus kasvab, et juba tegelikult kasvab. Täna kasvas ja kasvab edaspidi ja on kasvanud viimastel kuudel ka, kuna veppidest on juba räägitud palju rohkem kui varem ja kindlasti räägitakse lähiaastatel veel. Ja küll neid lugusid ja uudiseid tuleb veel. Ja mõned pildid uutest veppidest, üks 150-aastane lookuusik, kuhu on nüüd just hiljuti viimastel kümnenditel hakanud tekkima palju jämedat lamapuitu ja kujuneb välja selliseks nii-öelda osaliselt segametsaks, et tuleb lehtpuuendust, sarapuu on all, osaliselt sinilille kasukohatüüp ja selline tore mitmekesine puistu. Teine näide on haavikutest, haava kuuse segamets umbes 100 aasta vanune korralduse järgi ja ka olnud nii-öelda ajalooliselt majandamata, kuigi haavikuks ta tekkis tõenäoliselt nii-öelda raie tulemina vähemalt osaliselt 100 või 150 aastat tagasi, aga osaliselt ka võib-olla mitte. Ja vepp võib olla ka lihtsalt ülivana männik, et selliseid alasid rannaaladel natukene siin-seal leidub, et siin on tegemist 250 või 300 aasta vanuse männikuga ja nendes Palu- ja Nõmmemetsades on surnud puitu proportsionaalselt kõige vähem, aga ta on alati komponendina seal olemas. Ja siin on nüüd üks tahkuna näide, et need on need tahkuna päris põlismetsad, et võib-olla sellised kohad, kus inimtegevust ei olegi kunagi olnud ja täna ülivõimsad, ülimitmekesised, kuni 10 vepiliiki kergesti leitavad, kuigi mina ennast heaks vepiliigi tundjaks üldse ei pea. Ja sealt need liigid tulevad väga lihtsasti välja, mis näitab selgelt, et on tegemist väga väärtuslike kooslustega. Aga nüüd ma ütlen teile aitäh ja kutsun teid 2 aasta pärast tagasi, et siis, kui projekt hakkab läbi saama, siis me tahame ja peamegi teile natuke tutvustama tulemusi ka. Ja kindlasti on siis veel päevakajalisi teemasid Tartu Ülikooli uuringu, RMK tegevuse ja kõige muu valdkonna osas ka, et kindlasti on veppidest põhjust rääkida edaspidi ka. Aga nüüd veel pakuks teile küsimuste küsimise versiooni, kui keegi soovib projekti kohta. Küsimus on ajendatud sellest tahkuna pildist, et seal oli näha, et väärtuslikud metsad on meil väljaspool kaitsealasid. Tegelikult see muidugi nii ei ole, et seal ei ole lihtsalt seda inventuuri tehtud. Küsimus ongi selles, et meines nüüd teemaga natukene avaramaks ja kui tahta teada, kui palju Eestis on vanu loodusmetsi, siis me peaksime kõigepealt pöörduma kõige vanemate sihtkaitsevööndite poole ja seal need inventuuri tegema. Kas selliste töödega on mingeid plaane olnud Lussil? Sihtkaitsevööndites me käesoleva inventuuri raames tööd ei tee. Me oleme neid tõsi kirjeldanud, kui me oleme näiteks kaitseala piiri peal tööd teinud, ehk oleme sihtkaitsevööndisse kirjeldanud, aga selles osas nõus, et muidugi sihtkaitsevööndites on vanu loodusmetsi
või vääriselupaiku rohkem kui mujal. Aga kuna väärtused seal on täna hoitud, siis me pidime tegema valiku, et tegeleme nii-öelda kõige kriitilisema kohaga. Kriitilise koha hulka käivad ka piiranguvööndid, kus täna VEP-id juhul, kui seal on raied lubatud, on ka nii-öelda säilimise perspektiivi mõttes ohus. Nii, aga keegi veel, Veljo soovis. Kuidas nende erametsadega on, et need vist selle projekti raames ei mahu, aga kas mingit tegevusplaani kuskilt otsast näha on? See eramaadega on pull lugu, et selle projekti raames me ei jõua sinna lihtsalt. Alguses isegi natukene heietasime, et juhul kui, aga kohe oli näha, et see on võimatu sellise nii-öelda eelarve ja töömahu mõttes võimatu jõuda. Ehk siis see erametsade VEP-ide ja registreerimata VEP-ide teema tahab saada eraldi lahendust. Ja päeva alguses ütlesin ka, et meie selle projekti raames seda lahendust kahjuks pakkuda ei suuda. Ja eramaadel teema on nii-öelda väga päevakorral kontrollitud FSC puidu kontekstis. Ehk siis seal on ka vaja seda vastust ei-jah stiilis, kus on VEP-id ja kus ei ole. Nii, palun. Eramaade mõttes edasi minnes, kui paljud plaanite eksperti juurde koolitada? Ja kas need nii-öelda on teile enda poolt mingisugune kindlaks määratud juba ütleme, inimeste hulk, kellega te ise piiritlete neid ja rohkem ei taotle või te tegelikult pakute seda võimalust ütleme ka väljapoole just selles plaanis, et kui on ka neid, kes tahavad eramaadel selle asjaga tegeleda? Et VEP-i tunnistusega inimesi täna on 220 ja me soovime koolitada ühe grupi, mis on maksimaalselt 20 inimest. Täna meil tegelikult see nimekiri on suuresti juba koos, ehk siis ongi nii-öelda metsaökoloogid, mõned ametnikud ja lihtsalt näiteks metsa elupaiku palju kirjeldanud eksperdid, kes tunnetavad seda metsa elustiku või VEP-i tausta väga hästi. Aga ma olen väga nõus sellega, et neid VEP-i tunnistusega inimesi võiks olla palju rohkem. Ehk siis metsakorraldajad eelkõige võiksid seda tunnistust omada. Ja mul on ainus soovitus pöörduda ministeeriumi poole sama küsimusega, sest tegelikult seda koolitust saavad ainult nemad korraldada formaalselt. Mis siis, et nii-öelda me aitame selle logistikaga, aga sisuliselt saab seda korraldada ainult Keskkonnaministeerium. Ja tema või nemad kindlasti seda nimelist hinnangut annavad sel juhul ise. Ehk siis keda nad suudavad ja tahavad täiendavalt koolitada. Et nendele küsimustele peavad nad ise vastama. Nii, kas keegi soovib veel? Tundub, et ei. Ahaa, ikkagi Liina, palun. Tahtsin seda erametsa teemat veel jätkata, et kas seesama mudeldamine või ortofotode vaatamine ei võiks tekitada sellist kaardikihti, kus on ikkagi need potentsiaalsed VEP-id näha või oleks see just ohtlik, et metsa omanikud võtame ruttu maha enne, kui mingid VEP-i inimesed tulevad? Et jaa, ikkagi jõuame eramaadeni ka, väga hea. Et eramaadel tegelikult ELF tegi selle sama VEP-i esimese juhendi lisa vanuse ja kriteeriumite alusel eelpäringu Eesti FSC-le, kes selle info saatis sertifikaati omavatele osapooltele ja tegelikult see info on avalik, vist kusagil ma nägin ka mingit päringuakent, ehk siis on võimalik kontrollida, kas nemad konkreetse kinnistuga on eelpäringus sees või mitte. Kusagil on niisugune päringu variant olemas, aga ta on natukene nii-öelda kindlasti mitte mugav ja terve see eramaade VEP-indus tegelikult tahabki täiesti eraldi põhimõtteliselt arutamise päeva või seminari vormis või koosoleku vormis diskussiooni, et jõuda selle lahenduseni, et mis sellest eelpäringust VEP-ide kontekstis edasi saab. Kuna FSC reeglid ei luba nendel aladel puitu ilma VEP-i väärtust kontrollimata raiuda või õigemini neid ei saa müüa FSC puiduna. Aga see on
see on nii-öelda oluliselt suurem väljakutse, kui metsas välitöid teha. Aga veel kord suur tänud teile, saime ilusti juba kella 3-ks valmis. Ja tänud ettekandjatele ja eriti Leifile. Thank you, Leif!